tervitus ja tere tulemast siis minu kanalile ja tere tulemast siis vaatama kolmandat episoodi ühest 39-st, mille maise teekonna me siis kahjuks ära lõpetame. Paraku on elus nii, et kõiki asju ei saa ja ei ole mõtet taastada ja kahjuks see auto kuulub nende hulka. Ega ausalt öeldes mul ei olegi väga pikka juttu täna siin teha, et hakkame kuskilt otsast pihta. Plaan on siis tegelikult alustada, et alustame tagant otsast ja vaikselt liigume ettepoole. Ma proovin autot hoida nii kaua sõitvana kui võimalik, et ma saan teda vajadusel sisse välja ajada ja liigutada. Kõik, mis ei puuduta ülekandeid, käigukasti ja mootorit, võib-olla midagi veel. Me saame põhimõtteliselt kõik ülest ära kiskuda, et kõik laed, luugid, värgid, kõik maha. Lihtne töö on õnneks see, et kõik uksed, tagaluuk, asjad, kõik jäävad külge, sest et siit ei ole mitte midagi paraku võtta, sest et kõik on nii läbi mädanenud ja otsas, et see on ainult suund kuusekiosk. Aga jah, ega siin polegi pikka juttu, et hakkame siis vaikselt lammutama. Aga selge, hakkame pihta. Ega siin pole ka aega raisata, elu niigi lühike. Isegi terve. Ka terve. Ossa raisk. Nii kinni. Täitsa putsis. Aus olla siis mul ei ole mitte mingisugust järjekorda, et ma lihtsalt tunde järgi võtan neid siit ära. Need on ka tihtipeale puudu ja katki, aga siin on terved. Mordid on nii perses, et isegi tühja luuki ei ole üleval. Jumal küll. Mõnusalt. Korralik uss. Mis te arvate, mis teine pool teeb? Nii, eile peale pikka päeva sai siis enamus salongistlik välja kistud siit. Võtsin uksed eest ära, endal vähe rohkem ruumi. Ja siin ka siis, siin on mingi pudru ja pahnet, selle ma koristan ära. Aga siit on vaja veel, täna ma võtan lae maha. Nendega tuleb ülidelikaatselt ümber käia, sest neid ei ole kuskilt võtta ja kui on, siis on kuradi hirm kalli hinnaga, sest need on musta värvi. Selleks, et siis katuseluuki kätte saada või seda klaasluugi, siis üleval serva vahel on poldid. Et ma kohe näitan teile täpsemalt paremalt poolt, ehk siis kõigepealt eemaldate selle kummikatte, ärge seda puruks tõmmake ja siis nagu näete, taga on 2 torks 25 polti ja ees on 1 torks 25 polt. Et need eemaldate mõlemalt poolt ja tõstate luugi pealt ära. Lihtne. Eemaldage kõik väiksed torkskrubid raami küljest, neid on seal mõned, nii 10+. Ja siis kindlasti enne, kui te hakkate seda raami välja kiskuma, siis laske katuseluuk kaldavatavaks, ehk siis saate selle raami sealt vahelt välja keerata. Et siuke väike nikerdamine on, aga ma arvan, et ei ole üle mõistuse keeruline.
Hello! See on vist nüüd mul äkki 3. päev, kui ma siin garaažis olen ja siis selle tõstukil oleva 39-ga maadlen, et mingid asjad tulevad hästi lahti, mingid asjad ei tule ja ma olen siuke hästi põhjalik lammutaja, et ma võtan kõik, mida vaja on. Kõik võtan küljest ära, mingid mutrid, poldid, igasugused need metallklipsid kruvide jaoks ja kõik siukse mudru võtan ära, sest et elu on näidanud, et ära igasuguseid asju ikka ära viska, et teinekord on oht see, et on endal vaja ja siis lähed ostma või otsima kuskilt kalli kulla hinna eest. Aga ma olen nüüd nii kaugele jõudnud, nina on kõik paljas, eile käis mul veel kliimavend siin, kuna ma olen siiski roheliselt mõtlev mees, kellel on kõredi 1 000 000 aastat vana auto, et kliimaradikas olevat gaasi, mitte garaaži ega kuskile taevasse lasta, siis käis mul eile õhtu kliimamees siin, tõmbas tühjaks nii sellel kliimasüsteemi kui ka sellel ühel teisel. Et nüüd on safe nagu need küljest ära võtta. Püstakud maas, kuna siin on ka suured kettade sadulad, need ma võtsin ka maha, sadulad on korras, sest ma ise siin mingi aeg tagasi need kõik tegin korda, et kas läheb endal vaja või panen müüki, eks seda vaatab. Mootor on veel peal, mootori ma võtangi täna maha, et jäigi kliimamehe taha esi, et gaas välja, et siis saab edasi liikuda. Seest on põhimõtteliselt ka täitsa pulgad, et mingid nipet-näpet väikseid asju on veel võtta. Võtsin kettad asjad, supportid ära kõik, sest kettad on tal põhimõtteliselt, ma ütlen, mingi 2 aastat tagasi vist või 3 aastat tagasi vahetasin, aga ta pole sõit suurt midagi, et see enamus ajast on see pill seisnud. Et siis võtsin need ka maha, mingit ranti midagi ei ole, et nägid jumala head välja, et arvestades, mis meil siin maksusüsteemiga Eesti riigis toimub, kasutatud varuosa läheb tänapäeval nagu kaubaks. Differ veel alt ära. Kardaanid asjad on kõik eemaldatud, sumps ka. Siin pool on veel veits pooleli ja siis on tohutul määral igasugust. Siin on prügihunnik, siin on vajaminevad varuosad, siin on vajaminevad varuosad. Siin ma natukene sorteerisin, et mis läheb vaja, mis läheb prügisse. Siin on igast pudipadi. Siin on mingid trääni. Seal on trääni, istmed, asjad, kõik must lagi. Igav ei hakka, et loodetavasti ma saan täna selle kone siit maha, et selle kere siit minema. Tahaks juba järgmise projektiga tegelema hakata. Lihtsalt informatsiooniks, et suurema osa töödest ma tegin kõik nii-öelda ilma kaamerata, sest et pärast tundide viisi mingisugust lahti kookimist ei viitsi keegi vaadata. Ma mingid klipid panen sinna vahele, mida ma seal lahti võtsin ja kuidas. Ütleme nii, et 60-70% võib isegi rohkem tööst on tehtud kõik nii-öelda off-camera. Vaatame, palju me täna tehtud ja filmitud saame, et hakkame kuskilt otsast jälle taaskord lammutama. Ise ta kuidagi tükkideks ei lähe. Ainuke variant on, et jätate õue ja küll ta ükskord ära roostetab. Jätkame siis oma eemaldamistöödega. Nii, kliimamees käis eile ära. Kohe kontrollime, kas tehti ka hea töö. Mingi gaas on kindlalt sees, aga ma arvan, et seda on nii vähe. Ja süsteem oli täiesti täis, selles mõttes kliima töötas. Hakkab pihta see jama. Kurivaimud jäävad alati nii kinni, et siis tuleb natuke koputada. Täitsa kinni raisk. See ei ole esimene kord. Tõnks alumine tuleb lahti. Täiesti kinni. Oi. Vaatame, mis siis kliimapumba pealt toimub. Midagi tuli. Või selles mõttes poldid on ju kõik lahti tulnud, aga kuradi torud ei taha siit välja tulla. See on see oorõngas ja siis tal on minu meelest mingisugune siuke alumiiniumtift ka, mille peal see istub, et nad oksudeeruvad kinni. Tavaline taks. Ma olen roigas. Nii, vaatame, mis see teeb. Ja ongi tühi, ei teinudki sussi. Kulat. Ma mõtlesin, et siit saab ikka mööda vahtimist selle ainega. Nii, vaatame, mis teeb. Minge perse, ausõna. Keegi mulle mainis ka, et sõnakasutus, olgem ausad, selle kuredi remonditöö juures jääda nagu viisakaks ja mitte ühtegi roppu sõna kasutada. Peab mingi ülivana rahu ise olema. Mina nende alla ei kuulu. Kui muidu ei saa, siis jõud alati aitab. Järgmine rõõm on need otsad samamoodi alati nii kinni raiskett. Ja keegi loll ju võttis selle lahti.
huvitav, kes see küll oli? Nii, üks tuli. Kurat, peab siis teine ka tulema. Huiat. Okei, siis mul on teine mõte. Selle filtri ma võtan koos radika käest ära. Muidu kõik on tore, aga mitte ükski törrist kuskile vahele ei mahu. Kliimatorud on ka sükst asjad, et ega need enamust on kuradi kõdunenud ja üsitanud. Teiseks, ma ei tea, kas neid uuena saab, aga minu meelest need uuena maksid mingit täits kosmose hinda. Seega võtame nad viisakalt maha, mine tea. Äkki läheb endal vaja, äkki läheb kellelgi teisel vaja. Vaatame, mis juhtub. Kukub siit midagi küljest ära või kuku. Nii, ma lasen poldid lahti. Kontroll. Tundub, et vist on hea. Kogu double checkima, sest et muidu siin korrali rebib neid asjad puruks. Kuule, tundub, et vist on win-win. Yes, tulemus on siin. Mootor on ära võetud. Nüüd on lood sedasi, et selle kauni rohelise E39 teekond saab siis tänasega läbi. Või põhimõtteliselt ei saa läbi, vaid ta sai juba läbi. Aga jaa, kogu vajalik mudru on maha võetud, mis oli vaja maha võtta, mida saab nagu realiseerida, maha müüa või ise kasutada kunagi tulevikus. Mootor on siin teie kõrval. Ma ei hakka seda näitama, no kes M57 pole näinud. Täiesti tavaline traktoritehnika. Ja vist mingi esmaspäev, teisipäev, kolmapäev pidi mingi vend sellel järgi tulema, et saab ka siit eest ära. Sellega süda rahul. Ma nüüd vaatan, millal ma jõuan ta mehk ära viia, et trellida puksiiri järgi ja läheb kaalule. Võib-olla sealt saab ka mingi väikse klipi teha, kuidas suur ja kole kraana tuleb oma metalliste käppadega ja lõmastab ta. Vot seda viisi on lood. Ausalt öeldes mul ei olegi midagi väga lisada. Eks ma püüan ka natukene vähem ropendada, huvitavamaks võib-olla videot teha, aga teate, see on kõikide asjaga niimoodi, et tuleb ainult harjutada ja teha ja küll see vaikselt see muutus ka ükskord nagu päevavalgust näeb. Vot, sedapsi, härrased ja prouased. Igatahes mina väga tänan kaasa elamast ja loodetavasti saan ma juba uue episoodi järgmisest õnnetusest siia kanalile lisada, läheb veel mõnda aega, aga see tuleb. Nii palju ma võin ette öelda, et järgmisega vähemalt loodetavasti, kui sealt nüüd mingid eriti rõvedaid üllatusi välja ei tule, siis ei lähe nii halvasti kui sellega siin selja taga. Seniks aga Vive for Victory ja kohtumiseni järgmises saates. Olge tublid, tšau!